Tere tulemast Leina kohvikusse. Täna räägime suhetest Leinas. Mina olen Leina nõustaja ja Leina kooli asutaja Meeli Laane. Meil on siin täna ka olemas mitu külalist Leina kohvikus. Loodan, et sul on selline mõnus, võimalikult nii väheke võimalik mõnus olemine ja võib-olla ka kohvi või teetass ka kõrval. Ja kutsun sind häälega mõtlema, valju häälega, nii nagu ma armastan öelda, et kui sul on mõni küsimus, mõte, kogemus, siis tee aga mikrofon lahti ja kutsun sind jagama ja küsima. Ja kui ei taha päris niiviisi häälega jagada ja valju häälega mõelda, et siis on võimalik ka kirjutada. Võtan selle sildi siit eest ära. Ja siis on kõik ilusti nähtaval. Panen ka nii, et ma kõiki näeks. Ja vahepeal ütlen kohe ausalt ära spikerdan, mul siin külje peal on kogu see tänane teema ilusti läbi kirjutatud, läbi mõeldud, et kõik need olulised asjad saaksid öelda, et see teema tegelikult iseenesest suhtest Leinas on selline suur ja mahukas. Ja püüan siis edasi anda täna nii palju kui võimalik. Aga see, et mul on kõik ilusti ette kirjutatud ja läbi mõeldud, see ei tähenda seda, et ei ole loomingulisust ja avatust ka uutele suundadele ja küsimustele. Nii et see on teretulnud. Aga millest me räägime või mina räägin siis koos sinuga ja ülejäänud siis kuulavad varem või hiljem. Suhetes ma mõtlen siis nii paarisuhteid, suhteid pereliikmetega, sõpradega, kolleegidega, tuttavatega ja ka kogukonna liikmetega. Et kui on näiteks mõni selline kogukondlikum, kas siis elukoht, selline väiksem küla näiteks, et siis kogukonna liikmed mängivad ka päris suurt rolli Leinas ja suhe nendega. Ja võib ka niiviisi juhtuda, et märkad erinevate gruppidega tekivad sellised erinevad, kas siis positiivsed kogemused või negatiivsed kogemused suhetes. Ja võib ka olla niiviisi, et kuidagi kõikidega on läbivalt üks ja seesama teema, kas murekoht või siis midagi väga positiivset või siis ka mõlemat. Et need mõlemad võivad ka olla. Alustan paarisuhtest ja liigun järjest edasi. Tegelikult kõik need võtmed ja need valukohad, mis esile tulevad, kipuvad tulema siis erinevates suhetes. Ja ka see, mis toetab erinevaid suhteid. Aga mida siis on oluline teada ja teadvustada iseenda jaoks on see, kui me räägime paarisuhtest ja tegelikult ka teistest suhetest, suhe partneriga peale lähedase surma muutub. Et see on kindel. Tegelikult suhted kõik muutuvad. Mille pärast nad muutuvad? Sellepärast, et sellise suurema kaotuse tulemusena oled ka sina ise muutunud. Leina protsessis tavapäraselt inimene käitub teistmoodi kui tavaliselt. Olgu see siis kas emotsionaalsemana, võib-olla mõtleb, vaatab elu hoopiski teistsuguse pilguga. Tulevad erinevad käitumisviisid esile, võib-olla mida varem pole olnud. Aga tavaliselt sellised suuremad kaotused muudavad ja võivad päris tõsiselt ja suuresti muuta inimest ka. Ehk siis suhted muutuvad. Mõnikord on see soov ja tunne, et ma tahan seda suhet tagasi sellisena, nagu ta oli. Ma tahan, et minu partner või minu lähedane oleks samasugune, nagu ta oli. Siis siin on oluline tunnistada endale, et sinna tagasi minna ei ole enam võimalik. Suhe võib muutuda Leina ajal kas siis tugevamaks või siis võivad tulla esile varasemad konfliktid, mis on jäänud lahendamata ja tulevad hästi-hästi teravalt esile. Et kas siis eskaleeruvad konfliktid, tekivad suuremad tülid või siis plahvatused või siis toimub selline emotsionaalne eraldumine, et partnerid ei suhtle oma vahel ja võib ka toimuda siis lahkuminek. Mida on oluline meeles pidada nii paarisuhtes kui ka üleüldiselt, et Lein on väga intiimne, individuaalne, psühholoogiline protsess. Et tihtipeale, mida me Leinas kipume tegema, on see, et ma otsin inimest, kes leinab minuga sarnaselt.
siis ta mõistab mind, ma ei ole oma valus üksinda. Mis partnerite puhul kipub olema paari suhtes, on see, et nad leinavad erineval viisil. Ja siis seal juba tekib konflikt sisse. Ta ei leina sellisel viisil nagu mina, siis tekib tunne või mõte, et minuga on midagi valesti või temaga on midagi valesti. Ja sealt juba hakkab pihta see, et sina pead käituma teistmoodi, sina pead väljendama teistmoodi oma leina. Või siis vastupidi, partner ütleb sulle, et sina pead leinama teistmoodi ühel või teisel viisil. Ja juba sealt tuleb eraldumine, emotsionaalne eraldumine. Ja võib ka niiviisi tunduda, et partner üldse ei väljenda oma emotsioone, et ta justkui nagu ei leinagi. Ja see võib ka tunduda, et on täitsa valesti. Mis kipub paarisuhetes olema ja ka peresuhetes tegelikult, on see, et kujuneb välja, et üks suhtepartneritest on toetaja rollis ja teine on toetatava rollis. Toetajaks tavaliselt on meesterahvas, kuna see sõnum on, et sa pead olema tugev teiste jaoks, aga ei pruugi võib-olla ka naine, kes on toetaja rollis. Ja siis see dünaamika kipubki jääma niiviisi, et üks on toetaja, teine on toetatav. Empaatiliselt läbi kaastunde on see väga ilus käitumisviis ja oluline olla olemas oma partneri jaoks. Aga kui ta jääbki niiviisi ühepoolseks, siis sealt võivad tulla varsti ka sinna probleemid. Ega mõlemal osapoolel võib tekkida vastumeelsus teineteise vastu. Et mis on siin on hästi oluline vaadata üle, et mis sinu suhtes toimub. Et kas me mõlemad toetame teineteist, tavaliselt käib see vaheldumisi või see ongi kujunenud, et ainult üks on toetaja ja teine on toetatav. Et see on oluline nüanss, mida tasub siis omavahel partneriga ka läbi rääkida. Et kuidas moodi liikuda sinna suunas, et toetajad on mõlemad ja toetuse vastuvõtjad on ka mõlemad. Ja see toetus võib tähendada seda, et kas siis rääkida sellest, mis on toimunud, olla kuulaja rollis, arutada kaasa, otsida koos informatsiooni, kui sul on mingisugused küsimused, millel on võimalik informatsiooni ja vastuseid leida. Ja mõnikord võib see ka tähendada seda, et sa pead oma partnerile ruumi andma, et kui ta kehtestab oma piirid, väljendab oma piire, et mida ta vajab. Mõnikord leinas on üksi olemise vajadus on seal olemas, kuigi see on ka selline kahe teraga mõõk, et tihtipeale inimesed eralduvad sellepärast, et nad arvavad, et nad ei tohi oma emotsioone väljendada ja keegi teine ei toeta neid. Või siis selline haavatav olemine on ebaturvaline. Ja mõnikord on jällegi hästi oluline see omaette olemise aeg, et vaadata enda sisse, et kus ma nüüd olen omadega ja mõnikord on ka sellised suured küsimused, et kes ma olen peale seda kaotust. Nii, siis pikerdan sind edasi. Mis on veel oluline jällegi teadvustada ja mõista on surmateadlikkus. Et me kõik ühtepidi teame, et mingisugune hetk me sureme ära, meie lähedased surevad ära, aga see kuidagi tundub nagu hästi-hästi kauge olevat. Senikaua, kuni keegi lähedastest on ära surnud. Et siis kuidagi see muutub hästi reaalseks. Sealt võib esile tulla hirm ja kogu maailmavaate muutus, et mina suren ühel hetke ära ja mismoodi see siis mind mõjutab või siis mu partner võib seda mõelda. Või mul võib tekkida ka hirm oma partneri ja teiste pereliikmete pärast, et nemad võivad ära surra ja mismoodi ma siis selle hirmuga toime tulen. Ja minu partner ka. Ja need on jälle ka sellised olulised teemad, mida tegelikult sõnastada ja rääkida, arutada omavahel. Ehk et paari suhtes on hästi-hästi oluline kommunikatsioon. Aga isegi kui minna oma partneri juurde, näiteks kujutad ette, et on selline olukord või võib-olla sul päriselt ongi selline olukord, et tegemist on siis lähedase surmaga ja vaatad, et su partner nagu ei nuta, ta ei räägi sellest, selline tunne, et justkui nagu tal ei olegi mitte midagi, et kõik on nagu okei. Siis selle asemel, et anda siis hinnanguid või arvata, et ta ei leina või mis iganes need lood sealt tulevad, siis ma täitsa kutsun küsima oma partneri käest, et mis sinu sees toimub, et millised mõtted sul on selle kaotusega seonduvalt, millised tunded. Mõnikord inimestel ei ole oskusi või nad ei ole valmis oma tunnetest rääkima, siis on hea rääkida mõtetest. Millised mõtted sul on? Natukene rohkem tundma õppida ja aru saada, et mis toimub sinu partneri sees, et rohkem mõista.
aga mõnikord ka sellest võib-olla võib jääda väheks, et kuna sellest teemast võib olla nii raske rääkida, et siis ongi lihtsam teha pigem mingisuguseid muid asju ja püüda siis sellisel viisil toime tulla. Tean ka juhtumeid, kus on siis partner on rääkinud lähedase surmast alles võib-olla aasta aega peale kaotust. Sinnamaani on siis ise enda sees tegelenud oma leinaga, et seda lahti mõtestada ja läbi elada. Ka kutsun ja julgustan täitsa mitte ennast jätma üksinda, et kohe täitsa teadlikult teha neid samme, et luua see emotsionaalne side ja tegelikult, kui aus olla, siis olla haavatav leinas, et mis minu sees siis päriselt toimub, mis on see, mida ma vajan ja see, et ma olen valmis sind kuulama, mis sinu sees päriselt toimub ja mis on see, mida sina vajad. Ja mõnikord, kui suhtes on varem olnud ka konfliktid, ei ole olnud või võib-olla on kadunud emotsionaalne turvalisus, siis on võib-olla päris keeruline haavatavana ennast näidata või avada ennast sellisel viisil. Jällegi tuletab meelde, et kui sul on mingeid küsimusi, mõtteid, tahad jagada, et siis lihtsalt tee mikrofon lahti ja jaga või siis kirjuta siia chati. Meil siin paar inimest tulid ka juurde veel, et siis on kõigil teada. Mis siis lein on vähemalt minu jaoks õpetanud ja mis on nagu selle alustaladest, on ausus. Ja püüda hoiduda siis hinnangutest, eeldustest ja oletustest, et parem on küsi otsa. Ja kui ennast väljendada, siis mitte nii, et sina teed nii ja sina teed teistmoodi, vaid pigem niiviisi, et mis on see mina võtmes, mis on see, mida mina tunnen, mida ma märkan, et avada siis emotsionaalselt turvalist vestlust. Ja piirid. Nagu ma ütlesin, näiteks seesama üksi olemine, et ta võib olla ka väga-väga vajalik. Et jällegi partner võib hakata kartma, et kui sa nüüd oled üksi või tahad veel kuskile ära minna täitsa üksinda mingisuguseks ajaks, eks, et see võib olla päris ohtlik ja siis võib olla ikka päris pahasti. Et siis võib tekkida see impulss, et ma tahan nagu keelata seda ära, et ära ikka niiviisi tee, sellepärast et ma ju tegelikult kardan sinu pärast, eks ju, sinu heaolu pärast. Et siin pigem siis võib ära sõnastada selle, et mul on hirm, mitte keelata, mitte läbi keelamisega selle, et mul on hirm ja lepime, leiame selle kokkuleppe, et kuidas moodi siis seda turvaliselt teha. Et sa tahad kuhugi ära minna, tahad üksi olla mingi aeg, näiteks nädal aega või niiviisi. Et ma ei tea, saadame sõnumeid näiteks igapäevaselt, et anna mulle teada, et kas sinuga on ikka kõik okei. Millised need omavahelised kokkulepped on. Aga jällegi leinas jällegi on see suhtlus tegelikult on hästi haavatav, hästi selline tundlik. Mina oma sellise hästi intensiivse leinaperioodi ajal mulle tundus, et mul olid nagu sellised suhteantennid olid püsti. Et see tundlikkus oli niivõrd kõrge, et hästi kiiresti selle inimesega ma suhtlen, sellega ma ei suhtle. Et nii kui olid sellised konfliktsed suhted olid seal taamal, siis nende inimestega ma sellel ajal üldse ei suhelnud. Et täielik selline vastumeelsus oli. Ja jällegi võisid tekkida sellised hästi kiired emotsionaalsed ühendused, kas siis täitsa võõraste inimestega või siis selliste kaugemate tuttavatega. Aga paari suhtes, eriti veel, kui surm puudutab mõlemat partnerit, et siis võib-olla hästi-hästi keeruline rääkida sellest, et mis siis tegelikult toimub. Sellepärast, kui surmast rääkimine tähendab seda, et ma tunnistan seda, et see on juhtunud, mis võib olla ääretult valus jällegi iseenesest. On sul küsimusi, mõtteid, tundeid paarisuhte teema kohta? Kui me vaatame pereliikmeid, siis tegelikult ka pereliikmete seas on üsna tihti on niiviisi, et näiteks kui üks partneritest on ära surnud, üks vanematest on ära surnud, et siis laps või siis lapsed astuvad oma alles jäänud vanema toetaja rolli. Ehk et nad ei ole enam lapsed sõltumata vanusest, aga nad siis tulevad sinna toetajaks. Ja tihtipeale see alles jäänud vanem hästi nagu läheb sellega kaasa ja kohe sellise hea meelega, suure tänutundega, et mul on nii hea meel, et sa mind toetad.
samal ajal, kui see laps tegelikult on ju ise leinas. Sõltumata sellest, et kui vana ta on, kas ta on hästi pisikene, on ta selline täiskasvanud, tema on ju leinas, sellepärast tema vanem suri ära. Ehk siis sellele lapsele jääb see leinaprotsess jääb taamale ja jääb siis läbi protsessimata, senikaua kuni ta toetab oma alles jäänud vanemat. Et neid dünaamikaid tasub kindlasti hästi vaadata ja jälgida, et kas minu peres on ka niiviisi. Ja kui on, et mida ma saan siis selleks teha, et laps saaks keskenduda oma leinale, mina täiskasvanuna toetan teda ja leian endale teise täiskasvanu, kes mind toetab või siis mitu täiskasvanut. Kui tutvusringkonnas ei ole, siis lähen nõustaja juurde. Olgu siis kogemusnõustaja, leinanõustaja, mingisugune muu nõustaja, kes mind toetab, kes minu leinaprotsessi toetab. Vanemana leinas on hästi-hästi oluline võtta see vastutus, et mina olen hoitud, minu leinaprotsessid on toetatud ja ma küsin abi selleks. Sellepärast, kui ma seda ei tee, siis emotsionaalne side teiste pereliikmetega ja oma lastega katkeb tavaliselt. See leinavalu on nii suur, võiks öelda piltlikult, et see süda läheb nagu lukku. Ja siis lapsed on ilma jäänud järsult mõlemast vanemast tegelikult. Ühest füüsiliselt ja teisest emotsionaalselt. Füüsiliselt ta võib olla, aga emotsionaalset sidet ei ole. Jälle hästi oluline märgata ja kaardistada, et mis seis sul kodus on. Ja tavaliselt, mis siis peredünaamikas toimub, seal samamoodi nagu paari suhtes. Kui on mingisugused valukohad, mingisugused traumad olnud pere sees, suhteprobleemid, mis on jäänud lahendamata, võib-olla ka väga-väga ammused, siis need tulevad ilusti leinast kõik esile. Ehk et kui on valus, kui on raske, sellepärast et lähedane pereliige näiteks on ära surnud, siis tulevad need vanad valud ka ülesse, siis need pinged on seal peresuhetes võib-olla päris palju. Ja seal on hästi-hästi oluline täitsa kohe teadlikud. Nüüd on valukohad tulid esile, et kuidas me nüüd ära lahendame. Et mitte neid kuskile kõrvale suruda või siis võib-olla veel pingeid tuua, et miks sa sellest räägid või miks sa minuga niiviisi käitud, eks ju. Niigi on raske. Need on need pinged, mis vajavad ära lahendamist. Ja lein minu kogemuse kohaselt, ta võib olla hästi transformatiivne. Et sellised varasemad traumakogemused, mis on mõjutanud psüühikat, uskumusi, mõtteviisi, võivad siis viimase kaotuse leina ajal võivad hästi kiiresti muutuda ja võivad väga muutuda positiivsel viisil. Et kui näiteks on olnud kuvand, et ma ei ole kuulunud siia perekonda või ma olen kuidagi kõrvale jäänud, siis uue leina siis intensiivsuse ajal on siis võimalik läbi kogemuse siis neid uskumusi muuta. Et kui perekond tuleb kokku ja inimene tunnebki, et ma olen tegelikult hoitud, ma olen toetatud, ma olen armastatud oma pere poolt. Ja ta lähebki tegelikult uue vaatega, liigub oma elus edasi. Nii et sellel võib olla ka hästi positiivne mõju. Aga jällegi oluline teadvustada, et suhted leinas on ääretult olulised. Mõnikord leina nõustamises isegi esimesed valukohad, millega me tegeleme, on suhted nende inimestega, kes alles on. See vajadus nende järgi tõuseb hästi kõrgeks ja ka muidugi ootus, et ma saan toetust ja mõistmist ja oleme ühenduses. Ja kui need purunevad, et siis see valu intensiivsus järjest kasvab. Ja reaktsioonide kaitsemehhanismid samamoodi siis käivituvad seal. Ja kui peresiseselt pereliige sureb ära, siis hakkab, öeldakse ka, et tühimikku loodus ei salli, eks ju, et siis toimub reorganiseerumine, ümberorganiseerumine peresüsteemis. Mis on keerulisemad juhtumid on siis, kui lapsed võtavad üle, näiteks kui on üks vanematest ära surnud, kui nad võtavad üle selle vanema rolli. Kui on isa ära surnud, siis poisid või vanem poiss tavaliselt läheb sinna isa rolli ja kui on ema ära surnud, et siis vanem tütar läheb siis sinna ema rolli. Et neid mustrid tasub jällegi märgata. Et ümberjaotumine, ümberorganiseerumine on igal juhul olemas, aga et ei toimuks asendamist.
Ja mõnikord võib segadust tekitada siis ka näiteks, kui me räägime asendamisest. Meile lapsepõlves tihtipeale õpetatakse, et ahah, koer suri ära, võtame sulle kohe uue koera. Mänguasi läks katki või kadus ära, kohe ostame sulle täpselt samasuguse mänguasja, et see asendamistegevus on nagu hästi sisse juurdunud. Et siis võib olla ka Leinas niiviisi, et näiteks kui mul partner suri ära, siis ma lähen kohe valin endale uue partneri ja see võib segadust tekitada siis laste seas. Et mis nüüd juhtus, et just suri ära vanem, eks ju, ja nüüd on siis nii-öelda asendusvanem järsult on perega liitumas, et sealt kipuvad tulema jälle uued sellised kaotuse lained ja konfliktilained, et mis vajavad sekkumist ja toetust. Just need pinged tavaliselt jäävad hästi-hästi pikaks, kui nad jäävad lahendamata. Ja suhted võivad päris teravaks minna. On sul vahepeal tekkinud mingeid küsimusi või mõtteid? Mõnikord on, kui üks vanematest on surnud, siis teisel vanemal võib olla keeruline uusi suhteid luua, ka peale leinaprotsessi läbimist tekib see hirm, et kuidasmoodi ma saan seda lastele teha, et ma nüüd toon siis nii-öelda uue vanema siis peresüsteemi sisse. Uuringute kohaselt lastele mõjus väga hästi, kui tuli uus pereliige, circa selline aasta-poolteist peale ühe vanema surma tuli perre. Mõjus toetavalt sellisel viisil just, et lapsed enam ei pidanud muretsema alles jäänud vanema pärast, sest lastel tekib ka mure, et aga äkki tema sureb ka ära, kui üks vanematest on ära surnud. Et kui seal on teine täiskasvanud kõrval, et siis nad saavad rohkem keskenduda iseendale, see pinge väheneb. Aga kui see toimub kiiresti, siis pigem need pinged ja see lõhenemine kasvab peresüsteemis. Niiviisi. Veel spikerdan siit kõrvalt seni kaasa vaata, kas sul on äkki mõni mõte või küsimus. Ja nii nagu paarisuhetes, ka siis peresuhetes on oluline öelda endale ja korrata, et iga pereliige leinab talle omasel viisil. Seal ei ole õigesti ega valesti leinamist. Kui on nii, et näiteks üks võib tahta, et surnud inimese pildid on nähtaval, et ta tahab neid vaadata ja teine pereliige jällegi võib tunda, et ta ei ole võimeline neid pilte vaatama. Et siis seal pigem leida need kokkulepped, et kuhu me paneme selle pildi sellisel viisil, et üks nendest näeb, et on silme ees ja siis see, kes ei ole võimeline praegu vaatama seda, et ta saaks ka siis niiviisi rahulikult kodus toimetada ja ei pea seda piltis kogu aeg nägema. Et need on need läbi sellise arutamise kohad, omavahele kokkulepete tegemise kohad, et kuidasmoodi võimaldada siis kõikidel leinata nendele omasel viisil. Leinas võib tekkida ka selline ärevus või ärritus ja viha. Viha võib olla suunatud ka pereliikmete poole, võib-olla kellegi poole väljapoole. Et siis jälle teadvustada ja võtta jälle täitsa hetk maha, et mis siis tegelikult toimub. Et seda tuua siis vestlusesse, mis selle viha all on. Ja jällegi nii iseennast märgata kui ka siis teisi märgata, et ei toimuks seda süüdistamist, et sina pead leinama mingisugusel viisil. Sa pead käituma mingisugusel viisil, sa peaksid juba üle saama. Et ära nutta või mine tee midagi, et siis sa ei mõtle selle peale. Et neid jällegi, et nii kui kuskil märkab peresüsteemis, et siis kinni napsata sellest, et stopp, et ma luban tal olla nii, nagu ta on. Ja väljendan enda vajadusi. Ja siin on ka oluline tunnetest rääkimine, mis ei pruugi olla üldse lihtne. Ja läbi lugupidamise ja piiride pidamisega ka. Mis on selline hästi hea harjumus on see, et näiteks kui sa vajad rääkimist, aga sa vajad, et teine osapool lihtsalt kuulaks. Et ta ei annaks sulle nõu, et ta ei hakkaks midagi tegema. Et siis on kohe vestluse alguses on kohe hea öelda, et sa oled nüüd valmis kuulama. Ja ma palun, et sa mind ainult kuulad. Võib-olla hoiad käest kinni või hoiad mind või oleme kõrvuti. Et sellised kokkulepped teha, et juba ette ära öelda, et siis ei ole seda pettumust, et ma ei taha nõu anda, aga nüüd ta tahab mind tohutult aidata, tahab mulle nüüd nõu anda.
või see üldse mind ei toeta, see ajab mind närvi ja vihale. Et siin on hästi-hästi oluline, mida ma näen tegelikult väga harva, aga hästi oluline ära sõnastada, et mulle see ei sobi. Ma vajan seda. See piiride kehtestamine. Leinas ei ole niiviisi, et nüüd on need 10 reeglit, et kui sa nüüd nii käitud, et siis on kõik õige, eks ju. Seal ei ole selliseid asju. Ühel inimesel meeldib üks asi, teisele meeldib teine asi ja ühel inimesel võib-olla ühel hetkel meeldib sellest surnud inimesest rääkida, aga teisel hetkel võib-olla ta ei taha temast rääkida. Ja seda ei saa ju ennem teada, kui ta ise pole seda piiri pannud ja sõnastanud oma vajadusi. Ja seda võib olla hästi keeruline teha leinas, aga hästi julgustan väljendama ennast. Ei ole vaja kannatada. Seepärast, et nii kui tuleb see kannatus ja okei, ma lepin hambad ristis, eks ju, või ma vihastan, aga ma ei väljenda seda, siis on siin kehas on järjekordne emotsioonide kiht, mis jääb siia kehasse kinni. Ja leinas on juba neid piisavalt, et neid ei ole vaja juurde tekitada. Ja inimesed tihtipeale ei tea, mida öelda leinas inimesele. Kas siis tahtmatult, kas siis ütlevad midagi sellist, mis võib tunduda nagu sellisena, et kuidas sa saad sellist asju öelda, eks ju? Või siis eemalduvad, eralduvad. Et nad ei oska midagi öelda, midagi teha ja siis pigem ei ole üldse ühenduses. Ja siit ma olengi tegelikult juba jõudnud ka sõprade juurde. Et tihtipeale on ootus, et need sõbrad, need lähedased toetavad mind, ma saan nendelt tuge ja abi leinas ja väga-väga tihti kuulen, et tema kadus üldse ära, ta pole kordagi minuga ühendust võtnud. Tema ütles mulle sellise asja, eks ju, et ma ei suuda temaga rääkida. Tema räägib oma probleemidest. Ma ei jaksa neid kuulata, kuidas ta aru ei saa, et minul on lähedane on surnud. Tema räägib oma igapäevastest probleemidest ja ütleb, et tal on raske. Need vajavad kõik väljendamist. Siis, kui on lähedased, kes siis millegi pärast ei võta ühendust, siin on sinu otsuse koht, eks ju. Mida sa siis teed? Et võib otsustada endamisi, võib-olla ta ei olnudki nii hea sõber, kui ma arvasin, mis võib-olla on tõsi, võib-olla ei ole tõsi, eks ju. Et ta ei võta minuga ühendust, okei, ma lõpetan selle suhte ära. See on täitsa otsuse koht ja valiku koht. Sellega tuleb arvestada, et see on üks järjekordne kaotus, aga muidugi kaotus võib-olla on juba sellest hetkest, eks ju, et ta ei ole sinuga ühendust võtnud. Või ta on lubanud midagi teha, aga siis ta ei teinud seda. Ja üks võimalus, kui sa otsustad niiviisi, kui sul on natukenegi ressurssi, temaga ühendust võtta, et aru saada, et mis on juhtunud, et kas ta päriselt ei olegi nii hea sõber, nagu sa arvasid. Tal on, ma ei tea, elus endal toimub midagi, keskendub ainult sellele ja ta sellepärast ei ole saanud sinuga suhelda. Või siis ta kardab sulle haiget teha, ta ei oska rääkida sinuga millestki, ta hästi-hästi tahab olla sinu jaoks olemas. Et siis sa saad sealt selguse lihtsalt. Ja seda soovitan, aga jällegi see on otsuse kohta ja sõltub ka sellest, kui palju ressurssi on. Ja sõprussuhetes on jällegi niiviisi, et kas ta siis lähendab sõprussuhteid või siis need kaugenevad. Ja võivad ka juhtuda, väga tihti juhtub niiviisi, et millegi pärast sellised tuttavad, võib-olla keda sa oled ainult niiviisi kuskilt eemalt näinud, ei olegi nii väga selliseid lähedasi vestlusi pidanud, järsult tekib side nendega. Või siis täiesti võhivõõraste inimestega. Tekib selline emotsionaalne kontakt ja siis teed nagu sõnu seletamatult usaldus. Ja see on see inimene, kes sind toetab ja võib-olla toetate ka teineteist. Et neid juhtumeid on päris palju. Kus siis täitsa võhivõõrad inimesed on siis kokku sattunud ja hästi-hästi hea kontakti oma vahel saanud või siis sellised kaugemad tuttavad. Ja võib ka välja tulla, et võib-olla su tutvusringkonnas on inimesi, kellel on veel sarnane kaotus olnud. Ja siis see võib siduda ja mõnikord ka vastupidi jällegi, et kui inimestel on impulss, et et kuule, et mul oli ka sarnane kaotus või mul ka keegi suri ära. Et siis võib juhtuda niiviisi, et see, kes on sellises värskes leinas, peab hakkama järsult toetama seda inimest, kellel on siis ammune lein, aga nüüd tuli see meelde ja tuli see ülesse. Et seda tasub jällegi märgata ja vältida. Vahepeal küsin, on sul mingisuguseid tundeid, mõtteid, küsimusi?
Mhm. Võib-olla lihtsalt korra ütleks, et just, et võib sõprade puhul või olla ka lihtsalt see, et sa ei oska nagu käituda ja siis sa sellepärast kuna sa ei taha halba teisele teha, aga ei oska ka olla kuidagi, et siis sellepärast lihtsalt kunagi ma tean ise sellist juhtumit enda puhul, et ma ei tihanud inimesega suhelda, kuna ma tollel ajal oli leinateadlikkus täiesti nullilähedane, et siis lihtsalt sellepärast hoidsin nagu eemale. Mhm. Sihuke asi tuli meelde selle jutuga pärast. Just, et täitsa realistlik ja kahjuks väga laialdaselt levinud ka. Ma arvan, et väga laialt Eestis levinud jah. Jah, just. Seal on ka uskumused, eks ju, et aga no vot leinas ongi inimene peabki olema üksi seal omaette, eks ju, ta peab ise sellega tegelema või siis on ka see hirm, et äkki ma ütlen midagi valesti, äkki ma teen talle haiget, kui ma näiteks räägin sellest surnud inimesest. Ja võib ka olla, mida ma ise olen kogenud, leinava sõbra või leinava lähedase kõrval on väga valus olla. See on väga valus, seepärast see suhe, siin juba tekib ka selle suhte, sõprussuhe on muutunud. Ma leinan meie omavahelist sõprussuhet, need teemad, millest me ennem rääkisime omavahel, nendest me enam järsult ei räägi. Ja meil on fookuses on lein ja on kaotus. Ja näha oma lähedast inimest nutmas hästi sellise suure valu sees. Seda on valu. Valus on siin kõrval. Ja siis on inimese toimetulekuviiside küsimus. Et siis tuleb see impulss, eks, et kas ma eraldun ise, seepärast, et ma ei tule enda valuga tegelikult toime. Või siis teen kõik selleks, et ta ei mõtleks või et ta ei tunneks seda valu. Aga need on kõik sellised käitumisviisid, mis lükkavad eemale. Mitte ei loo ühendust, emotsionaalset ühendust. Mina olen kõik need sammud läbi teinud omal ajal. Ja see, mis lõi ühenduse, tõi tagasi, oli see, kui ma ütlesin, et ma nii tahan sind toetada, aga ma ei tea, kuidas seda teha. Ja sellest hetkes oli ühendus täiesti tagasi. Ja selline hästi-hästi tugev ühendus, mis jäi hästi pikaks ajaks. Jah, sõbrad on ju samamoodi leinaseks. Niiviisi. Vaatan, mis mul siin veel spikri peal on. Et ikkagi kõik oluline saaks ära rääkida. Jaa. Senikohal saab ikka valju häälega mõelda. Kui sõpruse suhtes ei ole mingisugused mõtteid ja küsimusi, et siis vaatame ka teisi suhteid. Nagu ma jagasin ka ennem, kogukond, kolleegid, näiteks tööalaselt on nii, et tihtipeale võib tunduda, et kuidasmoodi ma lähen tööle, et nad vaatavad mind teistsuguse pilguga või ma tahan, et nad küsiksid minu käest. Või siis vastupidi, et ma ei taha, et keegi räägiks minuga sellest, mis on toimunud. Ja kuidasmoodi siis seda siis lahendada, et kuidasmoodi ma lähen tööle, et tunda ennast turvaliselt. Ja võib-olla seal on ka kolleegid või võib-olla terve see töökollektiiv on selline, et ma ei taha nendega jagada, ma ei tunne nendega lähedasi suhteid. Või siis vastupidi on hästi selline soojad suhted ja hästi-hästi toetav kollektiiv. Et siin on hästi oluline kohe alguses kaasata kas personalijuht või siis otsene juht, et temaga läbi rääkida, et ta saadaks informatsiooni laiali kolleegidele, millised on need kokkulepped, mida sa siis vajad. Kas sa vajadki vestlust sel teemal, vajad, et keegi ei räägi sellest ja kui paljudele sa üldse tahad teada anda, mis sinu elus toimunud on. Soovituslik on vähemalt personalijuhile, otsesele juhile teada anda, kuna leinas on oma erisused leinareaktsioonidena, et mis võib siis hakata tööd mõjutama. Aga see on ka muidugi ka sinu enda valiku koht. Kogukonna puhul on sellised hästi aktiivsed ja kokkuhoidvaid kogukondi, aga siin ka mõlemaid pidi, et olles siis kogukonna liige, et kui sa tead, et üks sinu kogukonnast on leinas, siis tekib see vajadus aidata ja toetada igatpidi ja intensiivselt võib-olla niiviisi, et lähme sinna, teeme seda, teeme 5., 6. asja. Ja
sellest suurest toetusest võib kujuneda ülekoormus. Seda on liiga palju selle leinas inimese jaoks. Üks tuleb uksest sisse, läheb ära, juba teine on juba ukse taga ootamas. Üks tahab seda, teist ja kolmandat ja viiendat. Kõik on ääretult abivalmis, et osad inimesed on ka öelnud, ma ju näen, et nad tahavad aidata. Ja siis kannatavad. Ma ei tule sellega toime, mul on ülekoormus, eks ju, ma ei suuda praegu nendega suhelda, aga ma suhtlen sellepärast, et nad tahavad mind aidata. Ja see on nii tore. Siin on vaja piiride seadmist ja kaardistamist mõlemalt poolt. Tegelikult see kehtib jällegi kõikidele, eks, aga praegu räägime kogukonna liikmetest. Küsida üle, kas ma võin sulle tuua näiteks süüa? Ma hea meelen jalutan sinuga. Kas see sobib sulle? Kas see päriselt ka sobib ja need piirid üle kaardistada? Ja siis austada neid piire. Kui leinas inimene ütleb, et ei, siis on see ei. Ja leinajal endal samamoodi leinas olles. Et proovida sõnastada seda, et mulle see ei sobi. Ma praegult ei jaksa, ma praegult ei suuda rääkida, ei taha rääkida või lihtsalt, et ma praegult ei räägi. Jällegi neid piire tuua sisse. Just enesehoiu jaoks. Et ei tekiks kurnatust. Lein ise niikuinii on kurnav. Et seda juurde veel ei tuleks. Väljaspoolt ka. Tunded, küsimusi, mõtteid? Spikerdan jälle, kui mulle tundub, et mul on juba enamus on kõik ära spikerdatud siin. Mida siis on oluline võib-olla siin lõpuks öelda on see, et meil on hästi suur harjumus kontrollida väliskeskkonda ja jääda sellesse kinni, et tema peaks teistmoodi käituma, miks tema niiviisi teeb. Kui ta teistmoodi, kolmandat moodi teeks, siis mul oleks hea olla ja nii edasi. Et kõikides nendes suhetes saad sa kontrollida tegelikult ainult iseennast. Mida sina teed ja kuidas sa reageerid. Kas sa reageerid ausalt, ehedalt, ütled ära, kuidas moodi asjad on. Siin on minu piir, siin on minu vajadus. Või siis mitte. Või siis teed tihtipeale, kui me ei ole varases eas saanud seda, mida me vajame, siis me õpime läbi ümber nurga siis oma vajadusi rahuldama. Ja see ümber nurga võib olla ka läbi konfliktida. Või siis läbi eiramise, selle asemel, et otse välja öelda. Nii et see võib olla ka täitsa selline uus suhtlusviis, mida on oluline tuua oma ellu. Ja suhted leinas üks alustaladest, mis mõjutavad leinaprotsessi kõige enam. Minu uskumus on, et lein vajab teist inimest. Selleks, et väljendada seda, selleks, et leinast läbi minna. Nii et suhted on ääretult olulised. Kui tulevad valukohad üles varasematest perioodidest, siis kui ise ei suuda neid valukohti lahendada ja konflikte lahendada, et siis kutsun täitsa appi endale jaoks kedagi, et kes aitab neid valukohad läbi käia. Ja need võivad toimuda leinas hästi kiiresti ja väga tõhusalt ja hästi positiivselt ka. On sul praegu tekkinud veel mingeid küsimusi, mõtteid, tundeid, kogemusi? Mis mul mõte tekkis, et on see, et kui keegi nii-öelda grupist lahkub siit ilmast teise, et siis põhimõtteliselt lihtsustatult öeldes, et grupi dünaamika muutub. Et siis me kõik peamegi uuesti sobituma, et kõik need leinajad nii-öelda, või leinaga seotud inimesed või ka vähem seotud, grupi või kogukonna inimesed, et siis kui et osad on rohkem seotud leinaga, osad vähem, mõnele ei lähe võib-olla üldse korda. Kui kogu grupi dünaamika on muutunud, et siis võtab aega, kuni jälle see inimestel uuesti paika loksub. Et see on siuke üks mõte, mis mul seoses sellega tekkis. See on jälle muutus, eks ju. Ja iga muutusega kaasneb leinaprotsess. Et midagi, mida on vaja aktsepteerida, tunnistada
ja siis uut luua ja uuega kohaneda. Ja kui ma sellega seonduvasti just ütlesid, et mõned nagu seal grupis leinavad, mõningaid puudutab rohkem, mõningaid mitte, siis see kehtib nii sõpruskonna, kogukonna kui ka siis tegelikult pereringis ka. Võib olla niiviisi, üks teooriatest ütleb, et leina intensiivsus on seotud selle emotsionaalse sidemega selle inimesega. Mina sellega üdini nõus ei ole, aga see on üks aspektidest. Et võibki olla niiviisi, et kellel oli lähedasem side surnud inimesega, tema leina intensiivsus võib olla kõrgem ja teisel jällegi, kellel see suhe oli võib-olla ta ei olnud nii emotsionaalselt lähedane, ei ole nii intensiivsest leinaprotsessis, ei lähe ka sinna ja see on ka väga okei. Ja see võib siis olla nii vanemate kui ka laste puhul. Ja seda on ka oluline mõista. Et see ei tähenda seda, et midagi on seal halvasti olnud. Et see on selle suhte mõju. Veel tundeid, mõtted, küsimusi? Mind pani just mõtlema see, mis sa ütlesid, millega sa üdini nõus ei ole. Et ma hakkasin seda mõtet mõtlema, et jah, et see võib olla nii, et see, kellel oli lähem emotsionaalne side ja suhe, et tal võis olla ka nii-öelda selle inimesega, kaotatud inimesega ka asjad rohkem selgeks räägitud. Ja sealt ei tule ja teisel, kellel seda emotsionaalset sidet ei olnud, et temal on jälle just see pidev puudujääk olnud sellest emotsionaalsest ja nüüd see inimene suri ära ka. Jah, just, et see pole lootustki, eks ju. Ja, et selles mõttes jah, et see on nagu see, et jah, et miks ei, ja siis ta jääbki nii-öelda seda leina pikemalt ketrama või läbi elama. Et näiteks üks lugudest, mida siis sotsiaalmeedias väga palju räägitakse, kasutatakse, mis on väga ilus ja romantiline, et lein on võrdeline armastusega. Mõnikord me saame seda öelda, alati ei saa me seda öelda. Et sellega võib tühistada neid, kes leinavad, neid inimesi, kellega suhtes neil ei olnud armastust. Võib-olla kus oli vägivald, olid pigem traumad, aga see leinaprotsess on see samamoodi olemas. Seesama, nagu sa just tõid ka, Mart, et leinata seda, et mida mul pole kunagi olnud ja nüüd ei tule ka enam mitte kunagi. Et see lootusviimne lootuski on kadunud. Leinas on üldse väga palju erinevaid aspekte. Selles mõttes ta ei olegi niivõrd üdini ratsionaalselt mõistetav, et tihtipeale ongi mõtled, et okei, et mul ei olnud temaga erilist suhet, aga see valu on niivõrd intensiivne. Võib-olla sealt mineviku valudest tuleb veel midagi siia juurde. Võib-olla ka nii, et meil oli väga emotsionaalselt lähedane side, see valu intensiivsus on talumatu, et isegi kui me rääkisime kõik oma asjad ära, võib-olla on seal minevikust on jälle ka mingi trauma või mingid sellised kaotuse kogemused, mis on jäänud läbi elamata, et kõik need emotsioonid tulevad ka praegult esile. Et siis see intensiivsus võib olla talumatu. Ja see tundlikkus siis jällegi, kui me räägime suhetest, eks ju, tundlikkus teistega suhete osas on hästi kõrge siis. Hästi avatav, et kõik, mida teised ütlevad, kuidas nad käituvad, näoilmed, kehaliigutus, et see kõik on nagu luubi all. Et kas on turvaline, kas ta on minu jaoks olemas, kas ta mõistab mind ja nii edasi. On veel mingisuguseid mõtteid? On sul mõni küsimus, millele sa tahad vastust saada? Minuni jõudis, postkasti jõudis üks küsimus. Küsimus siis ise selline, et mismoodi taastada intiimsus suhtes. Peale paja kaotust ei tunne midagi muud peale valu. Mehe tõrjun eemale. Kaua see nii jääb? Tavaliselt selle eemale tõrjumisel on põhjus, miks ma tõrjun teda eemale. Neid võib olla mitmeid. Et näiteks võib olla niiviisi, et ma ei luba ennast füüsiliselt puudutada, kallistust, käest kinni hoidmine, üldse keha peale panemine. Ka erinevatel põhjustel, näiteks kas mul on siis traumakogemused, on mul olnud füüsiline vägivald, keha on selles mõttes nagu eriti tundlik ja eriti palju ärevust on seal kehas sees. Mõnikord võib olla ka nii, et keegi mind puudutab, siis ma hakkan nutma nii palju, et ma ei tule sellega toime näiteks. Ja võib ka olla nii, et seal suhtes on jällegi, seal on mingisugused konfliktid, mis on jäänud lahendamata.
et siin on seda emotsionaalset ebaturvalisust on jäänud sisse, ma ei saa temaga olla haavatav, seepärast et ma saan haiget ja võib-olla ta ütleb ka midagi, eks ju, võib-olla just on hiljuti ka midagi öelnud, mis mulle tegi haiget. Et mis ei tähenda seda, et ta on midagi valesti öelnud, eks, aga mulle tegi see haiget ja siis ma ei lase teda endale ligi. Ja see valu tuleb muudkui järjest juurde ja juurde. Et seal, kui ise ei märka, et mis see põhjus seal taga on, miks ma teda eemale tõrjun, ei oska seda kaardistada, et siis ma soovitan jällegi sellist abi endale juurde võtta. Need tavaliselt iseenesestlikult ei kao, et ta näitab, et midagi seal suhtes toimub, midagi selle inimese sees toimub, seal on vaja abi. Ja kaua see nii jääb, küsimusele vastan niiviisi, et senikaua kuni ise muutust luua. Et jällegi aru saada, et mille pärast see nii on ja kuidas seda turvatunnet siis suhtesse mehega tagasi tuua. Ja kus kohas see on ära kadunud. Et kas siis läbi füüsilise puudutuse tagasi tuua. Kui see ei sobi, võib-olla niiviisi, et sõnad teevad haiget, et mõnikord on nii, et kui üks sama dünaamikaks suhtes, et üks on emotsionaalne, siis teine tunneb, et ta peab olema ratsionaalne. Ehk siis täitsa emotsioonitu. Me kuidagi kipume niiviisi inimestena minema, et kui üks on ühes seisundis, siis justkui me automaatselt läheme sinna vastandseisundisse. Tegelikult teinas on oluline see, et me oleme ma nagu peegeldan sarnast emotsiooni, et me oleme sarnases kohas, ei pea minema vastand kohta, et partner on mul emotsionaalne, mina ei tohi üldse emotsionaalne olla. Super hea on tegelikult see, kui mina luban ka endale emotsionaalne olla. Kui tema nutab, siis ma luban endal ka nutta. Ja me saame koos nutta. Ja partnerit ei ole vaja päästa. Ei ole vaja päästa selle valu eest, aga siin on samamoodi. Näiteks siin on üks lapse kaotus. Partnerina last ei ole ja mu elukaaslane on ka teistsugune, minu partner on ka teistsugune. Tema on ka valu sees, eks ju. Seda on väga palju valu korraga. Ja kuidas muidu ma siis sellega toime tulen? Kas ma suudan sinna valu juures teda hoida, tema jaoks olemas olla, lihtsalt teda kuulata või siis ma olen hästi ratsionaalne ja ütlen, et kuule, nüüd tuleb hoopiski seda teha ja mis sa nutad võib-olla veel siia otsa või annan veel mingil muul moel märku, et sa pead käituma teistmoodi ja olema teistmoodi, seepärast ma ei tule toime selle valuga. Ja seal on jälle see kommunikatsioon ka hästi oluline. Mõnikord töötab hästi, kui sõnad teevad haiget, siis töötab hästi füüsiline kontakt. Et kas või siis käest kinni hoidmine täitsa ilma sõnadeta. Kui on näha, et no nii kui suu lahti läheb, juba tuleb see konflikt sisse, eks ju. No saad aru, et teine tahab toetada, aga no sõnadega läheb natukene nagu pahast, eks ju. Et siis puhtalt ainult füüsiline kontakt. Just. Lõpetundvad küsimused. Tegelikult mul tekkis see küsimus, et kui sa ütlesid, et üks läheb nagu ratsionaalsel tasemel ja teine nagu emotsionaalsel tasandil, et kes seal paari suhtes siis selles, kui mõlemad lähevad emotsionaalsele tasandile, kes selle argipäeva rullumise ja voolamise eest siis hoolitseb? Emotsioonid käivad lainetena. Kui see emotsioon saab väljendust, siis ta läheb ära. Tuleb esile ja ta läheb ära. Ehk et see, et kui me oleme mõlemad emotsionaalsed, see ei tähenda seda, et ükski asi ei toimu. See mõlemad emotsionaalsed võib olla ka 5 minutit, 10 minutit. Me lihtsalt hoiame teineteist ja nutama. See ei tähenda seda, et me jääme hommikust õhtuni teineteist hoidma ja koos nutma. Et kõik ülejäänud elu jääb seisma. Muidugi leinas tegelikult on juba aegadest ammustest juba, kui kogukonnal oli hästi selline suur ja tugev roll, siis sõltumata sellest, kas tegemist oli mehe või naisega, et kui ta oli leinas, siis ta lubatigi olla täitsa niiviisi, et ta ei teinudki mitte midagi, kui ainult leinas. Ja kogukonna liikmed siis tulid, tegid seal süüa, korraldasid kõike muid asju ära. Et kui on selline hästi intensiivne lein, siis on ka neid etappe vaja või neid kogemisi vaja. Aga siis muidugi on oluline, et oleks siis seal lähiringkonnas või kogukonnas neid, kes tulevad ja toetavad ja aitavad teha neid igapäevaseid asju, mida leinas inimene võib-olla ei ole suuteline tegema või siis mõlemad suhtepartnerid. Tavaliselt, mis toimub, on see, et kui ma ei ole üksinda, kõige suurem raskus leinas olles on see, et mind ei mõisteta. Ma tunnen, et ma olen üksinda oma valus.
Seda võib tunda pere keskel, oma partneriga koos, sõprade keskel. Ja kui mu partner on samasuguses emotsioonis nagu mina, siis need valukohad kõik kaovad ära. Kui ta nutab koos minuga, siis ma ei ole enam üksinda ja ma olen mõistetud. Ja see ühendus süveneb. Selle kohta on ka emotsioonikeskne teraapia, mis siis räägib täpselt sellest samast, et ühele emotsioonile vastad sama emotsiooniga, mitte vastand emotsiooniga. Ja niiviisi taastub ressurss selleks, et teha igapäevaseid asju ja leinaga toime tulla. Aga see on harimatu. See on hästi tugevalt sees, et ma pean olema tugev, ma pean olema ratsionaalne selleks, et seda teist poolt toetada. Ja nii need leina läbipõlemised tulevadki. Ja emotsionaalsed eemaldumised samamoodi. Või siis teha vastakumisi niiviisi. Et üks on siis see, keda hoitakse, aga hoida ka üks emotsionaalselt, mitte niiviisi, et nüüd sa pead olema nii teistpidi, kolmandapidi või mine tee midagi, eks, et siis sa ei mõtle ja nii edasi. Aga täitsa hoiad, aga seal on vaja seda emotsionaalset hoitust, eks. Ja siis hoiab teine. Et niiviisi vahendumisi ka. Ühe on rohkem ressursse teeb, toimetab ja siis vahetust. Et seal oleks tasakaal. Tundub mõtted küsimused? Lihtsalt kommentaar või mõte, mis mul peast läbi käis, et see võib olla päris, ma isiklikust elust ei mäleta sellist kogemust, et kellegiga koos nutta, ma ei tea, lapsepõlvest võib-olla, et äkki midagi sihukest, aga et nagu teha, et ma meesterahval üldse ei sünninud. Et selle mõttes, et jah, kus ma sihukese mõtte veel tuli, et jah, et see päris huvitav kogemus jah. Jah. Et koos olla samal nii-öelda emotsionaalsel tasandil. Just. Päris ilus mõte. Just, et jällegi see, et kui üks arvab, et ma nüüd ei tohi olla emotsionaalne, sellepärast tema on, siis see, kes on emotsionaalne, ta jääb üksinda. Tema on teistsugune. Ja siis seal tulevad kõik need mustrid võimenduvad või mõtted, eks ju, et minuga on midagi valesti. Ma olen liiga emotsionaalne ja nii edasi. Aga kui kohtumine toimub emotsionaalselt samal tasandil, see seose ühendus on tavaliselt väga sügav. Ma ei tea, mul on natukene raske nõustuda sellega selles mõttes, et see eeldab, et sa tegelikult leinad suhteliselt samamoodi, aga kui partnerid leiavad väga erinevalt, et ta lihtsalt ei toimi. Et minu meelest sa räägid ideaalolukorrast. Aga tihti see nii ei ole. Paari suhtes inimesed võivad leinata väga erinevalt. Et minu arust, ja siis kui me räägime, mina nagu näen ka leina nagu see lahtine haav tegelikult. Ja see, et sa toetad teist, on minu arust sellelt teiselt partner, minu meelest see on palju nõutud, mõtlen selle peale niimoodi. Et minu meelest see toetus peab tegelikult tulema hoopis väljaspoolt. Et selles mõttes ma ei ole nagu päris nõus sellega, et see, mis sa räägid, on ideaalolukord. See on hästi tore, et on erinevad vaatenurgad väga avatud sellesse ja mõned ise tegelikult olid ka nõus. Et see, millele ma tähelepanu pöörasin, oli see, et kui inimesel, kui partneril tekib see tunne, et ma pean olema nüüd või ma ei tohi praegult olla emotsionaalne, sellepärast, et tema on emotsionaalne. Ehk, et mul on ka emotsioonid, ma olen ka kurb, aga ma praegult ei luba endal kurb olla, sellepärast, et tema on kurb. See on see nõks, kus tuleb oma seda harjumuspärast mustrit muuta, et ma luban endal ka siis kurb olla, ka siis, kui tema on ka kurb. Me oleme koos kurvad. Ja see kindlasti, nagu sa ütlesid ka ilusti, et kui mina ei ole kurb, aga tema on kurb, see tähendab seda, et ma pean siis ka kurvaks hakkama. Et vägisi neid emotsioone, Leinas on ausus, ehedus on oluline, eks ju.
et neid etendama või näitlema loomulikult ei saa hakata. Ja toetuse poole pealt ka mõneti kõigi napsan, et olid nagu nõus, eks ju. Et nagu ma ennem ütlesin ka, et see toetust, ja jällegi see on ka mitu nüanssi, eks ju. Eluterve sellise suhte puhul on toetajad mõlemad niiviisi vaheldumisi toetavad teineteist. Aga jällegi, mida ma ei soovita, on see, et kui ainult üks on toetaja rollis. Ja muidugi tugisüsteemi osas on hea, kui on veel need toetajaid ümberringi ka. Kõik sõltub nagu hästi palju leinast ka, eks ju, et mida see toetus siis tähendab. Ikkagi partnerite vahel on juba loomuomaselt on toetus olemas teineteise jaoks. Mõistmine, avatus, suhtlus, mida ma vajan ja mida ma olen võimeline pakkuma ka. Ja alati sellest ei piisa. Ma võib-olla lisaks siia juurde ka seda, et minu arust, mis ma olen nagu nii palju, kui ma olen neid abielupaare kohanud, siis on tegelikult tehtud ka täiesti sellised kokkulepped omavahel, et meie paari suhemad on nii-öelda riiulisse ootele. Kuni ma olen valmis selleks olukorraks, et me võime siis nagu omavahel suhelda sel teemal või ühesõnaga mingid reeglid kokkulepped ja nii edasi. Et see on minu meelest ka täiesti toimiv lahendus. Ja kuulen jällegi siin avatud suhtlust, eks ju, ja kokkuleppida omavahel. Just. Mis ongi hästi oluline, et kõik paarid on ju väga erinevad, rääkimata leinast, eks ju, leina reaktsioonidest. Aga kui sul on avatus, kommunikatsioon, et kuidas moodi me siit läbi läheme, on ka sellised suhted, kus ongi üks osapool ütleb, et aga nüüd, ma ei tea, võtangi endale poole aastat, olengi täitsa eraldi. Tegelen ise endaga ja siis tulen siia suhtesse tagasi. Et need võimalusi on erinevaid. Aga kokkuleppe on siin see võtmesõna, mis ma siit sinu jagamisest ka kaasa võtan. Kuidas sa tunned, kas sa tahad veel arutada sel teemal? Ta on olulised nüansid, et ükski asi ei ole ainult ühtepidi või ainult teistpidi. Meil on 1 minut, on 1 minuti pärast saab meil tund aega juba täis nagu laksti. Kokkuvõtmiseks. Vaata, kas sa tahad ja kui siis. Kuidas moodi see tänase jagamise kokku võtab? Mis mõtted, tunded sul on seal? Võib-olla see, et on ka erinevad inimesed toeks erinevatel hetkedel, et ei pea ilmtingimata ka nagu suhet maha kandma, kui võib-olla keegi ei oska olemas olla leina ajal nii nagu me vajaksime. Et siin ongi inimestel hästi erinevad kogemused, et võib-olla, et hea on ka nagu aega anda ja et see ongi lihtsalt see, et võib-olla on inimesi, kellelt sa oleks oodanud rohkem toetust, aga kui nad kuidagi ei suuda või ei oska see hetk. Samas tuleb kuskilt mingid uued tegelased, kellel on sarnane kogemus ja suudavad toetajad kindlasti nagu oodata, et võib-olla see ei ole, et ma arvan, et see ei ole nagu õige hetk mingid suhteid läbi lõigata, et võib-olla nagu ka anda aega sellele protsessile ja et ongi, et võib-olla mõni oskab olla toeks kuidagi väga ratsionaalselt ja praktiliselt ja teine jälle hästi emotsionaalselt, et jah, et igal juhul nagu anda aega ja selles mõttes ka mõista seda, et võib-olla kõik ei saa olla lihtsalt oma isikliku loo pärast nagu alati kohal, nii nagu me vajaksime. Just. Ja need isiklikud lood võivad olla. Mõnel leinaprotsessid alle avalduvad siis, kui nad on leinas inimese kõrval, kui see lein ei puuduta neid isiklikult ja seal võivad hästi suured protsessid esile tulla. Et seal ei pruugi olla seda pahatahtlikkust, aga seal on see hea ka välja selgitamine. Jällegi muidugi suhtlus ja kommunikatsioon. Tihtipeale leinas on selline tunne, muidugi seal on seda ressurssi ja jõud on ka vähe, et miks mina pean selle sammu tegema, miks ma pean seda tegema. Kui on vähekene jõudu, siis iseenda jaoks. Ja, just. Ja kui me räägime siis toetusest, on selles mõttes jällegi olen ka nõus sellega, et ei saa ka oodata ja eeldada, et ainult suhtepartner on see, kes on ainukene tugi ja ma ainult panustan talle ja tema peab mulle pakkuma kõike seda, mida ma vajan just sellel hetkel. Et on hästi-hästi oluline, kui on teised
inimesed ka tugisüsteemis olemas ja mõnikord on ka niiviisi, et tugisüsteem on ääretult suur, väga aktiivne, väga head emotsionaalsed ühendused on seal ka olemas, aga sellest võib ka jääda väheks ja seda on oluline nii paarisuhtes, peresüsteemis, sõpruskonnas, kogukonnas ka mõista, et võib-olla siis on ka ikkagi vaja seda välissekkumist, et see tugisüsteem ja suhted ei alati sellest ei piisa selleks, et leinaprotsessi läbida võimalikult elutervet. Tuleb veel mõni mõte? Aga siis mina tänan omalt poolt sind, kes sa siin täna ekraani taga olid, sinu kohalolu, mõtete jagamiste, küsimuste eest, oli vist küsimus ka, eks? Ja tänan ka sind, kes sa siis vaatad seda salvestust tagantjärele. Aga kuni järgmise leinakohvikuni. Järgmises leinakohvikus räägime siis sellest, mis see lein on, mismoodi see inimest mõjutab. Et tihtipeale see on ka hästi kitsad sellised veendumused ja arvamused ja eeldused, mida see lein endast kujutab. Aga seniks rahulikku õhtut ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh!